seljavalu üheks põhjuseks just vanemas eas inimestel tihti on patoloogilised lülisamba või lülikeha murrud. Lahti seletades tähendab see siis seda, et lülikeha ise on kaotanud oma ehitusliku tugevuse ja inimesel ilma traumata tekib lülikeha murd. Ja kui me vaatame nüüd seda lülisammast inimesel, kus siis tasakaal jaotub ühtlaselt ristluu peale ja puusaliigeste peale, siis 80% koormusest jaotub siia niinimetatud eesmisele sambale või lülikehadele. Ja nüüd, kui lülikehad vajuvad kokku just selle tõttu, et see kärgstruktuur siin sees annab järgi, siis mis selle tulemuseks on? Inimese tagumised lülisamba struktuurid ja samuti suured seljalihased, mis siin inimesel taga on, peavad tegema mitu korda rohkem tööd, et inimesel tasakaal ja õige asend taastada. 85% inimestel need lülikeha kokkuvajumised suudetakse ravida ilma igasuguse kirurgilise vahele segamiseta. Valuvaigistid, korsettravi, nõuanded, tugiraamid annavad piisava efekti, et inimene saaks oma eluga ise hakkama saada ja kirurgil seal midagi teha ei ole. Teatud juhtudel on aga valusündroom nii tugev, et kasutatakse siis spetsiaalset tehnikat, kus lülikeha sisse viiakse kas siis eelnevalt ballooniga täidetud või ilma selleta tsement. See protseduur võtab siis inimesel valu ära. Teinekord võib olla nii, et selle murdumise käigus killud lähevad seljaju kanalisse ja tekivad inimesel niinimetatud radikuliidinähud või on inimesel tekkinud isegi halvatus. Siis kahjuks tuleb teostada jälle inimesel suurem operatsioon, vabastada seljaju närvijuured ja taastada lülisamba stabiilsus. Osteoporootiliste murdude ravis, aga kõige olulisemal kohal on tegelikult see toetav ravi. See tähendab seda, et tuleb siis luuainevahetus taastada ja see täna on niinimetatud tablett ehk medikamentoosne ravi ja see on väga oluline ka sellisel juhul, kui on kirurgiline ravi tehtud või kui inimene kirurgilist ravi ei vaja, on oluline, et inimene kindlasti ka suukaudseid preparaate kasutab, et oma luutihedus taastada ja vältida tulevikus uusi murde.